Tavaliselt ei mõtle me selle peale, kuid me kasutame naftasaadusi iga päev. Järgnevalt saad teada, kuidas naftat töödeldakse ja millised on naftasaadused. Nafta eeltöötlus algab setitamisest, mille käigus eraldatakse naftast vesi ja mineraalained, liiv, savi, lubjakivi. Järgneb lihtne eraldamisprotsess, mida kutsutakse destillatsiooniks. Destillatsiooni käigus puhastatakse vedelik selles lahustunud tahketest ainetes või siis eraldatakse madalama keemistemperatuuriga vedelik kõrgema keemistemperatuuriga vedelikust aurustamise ja auru taasvedeldamise teel. Destilleerimisel süsivesinike struktuur ei muutu. Olenevalt leiukohast saadakse naftast otse destilleerimisel 10–15% bensiini, 15–20% reaktiivmootori kütust, 15–20% diislikütust ja umbes 50% masuuti. Viimase teistkordselt destillatsioonil valmistatakse mitmesuguseid määrdeaineid. Naftat destilleeritakse pidevalt töötavates destillatsiooniseadmetes normaalrõhul ja seejärel eraldatakse raskemad naftafraktsioonid vaakumis. Peamised destilleerimisel võetavad fraktsioonid on gaasid, bensiin 40–210 kraadi, nitrooniin 120–240 kraadi, petrool 150–320 kraadi, gaasiõli 180–360 kraadi ja solaarõli 300–400 kraadi juures. Seejärel pumbatakse järele jäänud masuut 430 kraadise auruga kuumutades vaakumdestillatsiooni kolonni, kus aurustuvad ja eralduvad õlifraktsioonid. Järele jäänud gudroonist toodetakse suure viskoossusega jääkõlisid, mis on kasutamisel peamiselt lennunduses.